Kust jookseb piir sõnavabaduse ja kellegi haiget tegemise vahelt? Ja siin on üks suurim viga, mida ühiskond teeb. Et kui keegi solvas mind, siis see ei võrdu sellega, et ta rikkus seadust. Solvumine on emotsioon, mitte kuritegu. Nii et sisuliselt, kui me keelustaksime solvumise, siis me peataksime mõttevabaduse. Sõnavabadus tegelikult kaitseb just neid sõnu, mis ei ole populaarsed, sest populaarseid sõnumeid ei ole vaja kaitsta. Kui oleks seadus, mis ütleb, et keelatud on solvata, siis võim otsustaks, mis on üldse solvav ja kelle solvumine loeb. Ehk võimutruud jääksid kaitstuks, aga ülejäänud nemad vaigistatakse. Ja see on autoritaarsuse algus. Miks tõde ja sõnavabadus käivad tihti käsikäes? Sest et tõde on tihti valus, ebamugav, vastuoluline, rahvale mitte meeldiv, poliitikutele mitte kasulik, meediale mitte väga mugav. Ja selleks, et rääkida tõtt, pead sa loobuma 100% tolerantsusest. Sa ei saa olla korraga, et ma ei taha kedagi solvata, aga samal ajal ma räägin tõde nii, nagu see on. Et tõde on nagu operatsioon, see tee haiget, aga see ravib. Ja vale on nagu valuvaigisti, tunned ennast hästi, aga haigus jääb alles. Ja sellepärast avalik arutelu ongi ainukene viis, kuidas tuua välja tõde, korruptsioon, vigased poliitikad, valed otsused, meedia eksimused, süsteemne manipulatsioon. Nii et kui sõnavabadus sureb, siis tõde sureb esimesena. Miks sõnavabadus peaks kaitsma ka halbu ideid? Sest halbu ideid ei kõrvaldata tsensuuriga, vaid debatiga. Aga kui halvad ideed keelustatakse, siis nad ei kao ära, vaid nad niimoodi kaovad niimoodi pimestus, sest see niimoodi marineerivad seal ja siis nad radikaliseeruvad ja siis tulevadki jälle mingid ekstreemsed ideed sealt. Nii et kuidas siis ühiskond eristab head ja halb mõtet, ongi arutledes, mitte keelates. Tsensuur võrdub teadmatusega, debatt võrdub arenguga. Ja miks sõnavabadus ei tohi olla poliitiline? Sest kui sõnavabadust hakatakse rakenduma nii, et see sobib, see ei sobi, sest see ei sobi meie ideoloogiaga, siis see ei ole enam sõnavabadus, see on ideoloogiline kontroll. See tähendab siis põhimõtteliselt seda, et meie ideed on lubatud, teie ideed on ohtlikud. Meie solvumine loeb, teie solvumine ei loe. See ongi autoritaarsuse kõige esimene tase. Ja see tase on juba reaalselt mitmetes Euroopa riikides juba olemas.